saanud täpselt 3 ja me alustame siis õppimiskohustuse rakendumisega toevajadustega õppijatele infotunniga. Minu nimi on Elo Eesmäe, ma olen Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooni valdkonnast ja püüan siis tänast infotundi modereerida. Meil on täna palju teemasid ja esinejaid ja kindlasti on huvilisi, kes ei saanud meiega täna liituda. Seetõttu, nagu te juba kuulsite, me salvestame seda kohtumist ja pärast on see siis kättesaadav Harno YouTube'i kanalis. Ja kuna meil on palju teemasid ja palju esinejaid, siis me kahjuks ei jõua hiljem kõikidele küsimustele vastata. Seega kõik osalejad, kes tunnevad, et nad tahaksid midagi lisaks küsida, palun pange oma küsimused vestlusaknasse ja me teeme nendest sellise KKK rubriigi, mida saab siis pärast järele vaadata ja lugeda Haridusministeeriumi kodulehel õppimiskohustuse alamveebis. Aga hakkame siis vaikselt pihta. Meil on vaja läbi käia 5 teemat. Esimene teema on selline üldine sissejuhatus õppimiskohustuse ea tõstmise eesmärkidesse ja õigusaktidesse. Seda ettekannet teeb minu hea kolleeg Külli Solo. Külli, kas sa oled meiega? Ja tere kõigile! Väga tore. Järgmine teemaplokk on hooldusõppeõpilased ja siin on meil 2 ettekandjat, Tiina Eksi, Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna lektor ja Tartu Maarja kooli klassiõpetaja ja Kati Kiiver. Ja Tiina, oled sa meiega? Tore. Ja Kati Kiiver, Tartu Ülikooli külalislektor ja Käo põhikooli eripedagoog. Ja tervist ka minu poolt. Tere. Siis liigume toimetuleku õppeõpilaste juurde ja siin on ettekandja Kristel Palgi, Tartu Pärlikooli toimetulekuõppe õpetaja ja klassijuhataja. Kristel? Ja tere, olen olemas. Väga tore. Siis on lihtsustatud õppeõpilased ja siin on siis 2 ettekannet. Kõigepealt Meelika Maila, Tartu Pärlikooli õppejuht. Meelika. Tere. Ja seejärel Kristi Kivipuur ja Eve Urgas Haapsalu Viigi koolist. Kas te olete olemas? Ja, tere. Tere. Väga tore. Ja meie tänase infotunni võtab kokku Sandra Fomočkin, meie kaasava hariduse valdkonna nõunik, kes räägib siis ettevalmistavast õppest ja kutseõppest. Et Sandra, oled sa siin? Tere. Tore. Tundub, et kõik esinejad on paigas ja kõik mikrofonid töötavad. Et Külli, annan nüüd sõna sulle. Aitäh, Elo. Minu nimi on Külli Solo. Olen Haridus- ja Teadusministeeriumis õppimiskohustuse reformi projektijuht ja juhatan siis tänase veebiseminari sisse ülevaatega õppimiskohustuse reformi põhimõtetest ja õigusaktide muudatustest. Nii, ja ma loodan, et slaidid liiguvad. Elo noogutab mulle. Väga tore. Et andke mulle siis märku, kui ma satun siin rääkima ja järsku enam slaidid ei liigu. Mis siis muutub? Koolikohustuse mõiste asendub õppimiskohustusega, millega siis seotult muutub nii kohustuse sisu kui ka ulatus, mis algab siis 7. eluaastaga ja kestab 18-aastaseks saamiseni. Ja õppimiskohustuse ea tõstmine tähendab siis kohustust jätkata õpinguid ka pärast põhihariduse omandamist. Seadus jõustub selle aasta 1. septembril ehk õppimiskohustusega seonduvad muudatused hakkavad kehtima kõigile 2026. aastal põhikooli lõpetajatele. Kindlasti ei ole vaja teha reformi enda pärast, vaid õppimiskohustuse reformi katuse all toimuvate tegevuste eesmärk on toetada iga õppija haridustee jätkumist peale põhikooli. Selleks, et vähendada väljalangevust nii kutse- kui üldharidusõppest, samuti on oluline, et noored püsiksid õppest täisealiseks saamiseni, et kõik põhikooli lõpetajad leiaksid 1. novembriks endale sobiva õppekoha. Ja siin peab märkima erandina ka, et väga suure toevajadusega õppijad õpivad põhikoolis kauem. Miks on reform vajalik? Haritud noorel on elu lihtsam, tehakse teadlikumaid valikuid, tööturule sisenemine on valutum,
kui on omandatud eelnevalt üldpädevused ja vajalikud oskused, teadmised. Kui noor on omandanud kutsehariduse, kutsekeskhariduse või gümnaasiumihariduse, jääb edasine haridustee avatuks ka tulevasteks õpinguteks ja tekib tugev alus elukestvaks õppeks. Kus me siis täna oleme ja mis on meie sihid? Haridusvaldkonna arengukavas oleme kokku leppinud, et meie sihiks on saavutada 10 aasta pärast olukord, kus 90% 20–24 aastastel on vähemalt keskharidus. 2022. aastal oli 83% siis keskharidus või kõrgem haridustase. Ja samuti on eesmärk vähendada madala haridustasemega 18–24 aastaste osakaalu. Põhihariduse ja sellest madalama haridustasemega noori, kes ei jätka õpinguid ega osale koolitustel, oli 2022. aastal 10,8% ja 2 aastat varem 8,5%. Et see trend on muret tekitav. Ja meie sihiks ongi siis vähendada põhihariduse järel õpinguid mitte jätkavate noorte osakaalu alla 5% ning tagada, et kõigil noortel oleks siis võimalus omandada kas keskharidus või kutseoskused. Ja selle tulemusega siis siseneks Eestis järgnevatel aastatel tööturule igal aastal ligi 1200 haritud noort rohkem. Mida me siis teeme? Et riik tagab põhihariduse järgse vastuvõtuprotsessi ja selle abiks siis uue lihtsa ühtse platvormi sisseastumise infosüsteemi näol kõikidele koolidele ning kohad ka erinevates õpetes tulevad uued lisaõppe ja ettevalmistav õppelahendused ja samuti 13 uut kutsekeskhariduse õppekava. Kohalik omavalitsus jätkab senise kohustusega seirata ning tagada vajaduspõhiselt nii majanduslik tugi õppimiskohustuse täitmiseks ja kindlasti täpsustatakse ka kooli ja lapse seadusliku esindaja kohustusi ning rõhutatakse ka õpilase enda vastutust õppimiskohustuse täitmisel. Kindlasti ei saa mainimata jätta ka tuge nii koolis kui KOV-is, keda teevad tublid noorsootöötajad. Kõigil põhikooli lõpetajatel peaks olema võimalus siis valida endale sobivam õpitee. Reformi raames tehtavate muudatuste tulemusel on noorel põhikooli järgselt võimalik valida endale sobiv õpirada. Oluline on siin koolipoolne varajane toetus karjääritoe pakkumisel, kasutades ka näiteks Töötukassa abi, kes pakub karjääriteenuse programme 8. ja 9. klassile. Ja kui noor ei suuda pärast põhikooli lõpetamist siiski valikut teha või jäävad kõik uksed esialgu suletuks, on võimalik liikuda ettevalmistavasse õppesse. Tõhustatud ja eritoe õpilastele on vajadusel lisaõppe võimalus senise põhikooli juures. Täna kehtiv PGS sätestab lisaõppe hulgas ka kutseõppe komponendi, kuid õppimiskohustuse reformi seaduste paketis on see asendatud karjääriõppe nõustamisega. Kuivõrd lisaõppe eesmärk on õpilase üldhariduslike ja sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmine tasemele, kus peale lisaõppe läbimist on õpilane valmis jätkama õpinguid näiteks kutseõppes, ei ole tööturu komponendi rõhutamine selles paragrahvis enam asjakohane. Küll on aga igati asjakohane senise praktika jätkumine, kus koolide ja kutseõppeasutuste koostöös toimub erinevate erialade tutvustamine lisaõppe ajal. Ja sellekohasest parimast praktikast räägibki hiljem Meelika Maila Tartu Pärli kooli ja Voko koostöö näitel. Ning lihtsustatud õppest ja toimetulekuõppe õpilaste õpiteedest, sealhulgas ettevalmistavast õppest ja kutseõppest räägib siis põhjalikumalt Sandra Fomotski. Kuid selleks, et õnnestuda, on vaja igal perel, koolil, omavalitsusel läbi mõelda, mismoodi toetada last ja siis noort endale sobiva õpiraja valikul. Ja oluline on regulaarne koostöö pere, kooli, kohaliku omavalitsuse, kas lastekaitse, haridusspetsialistiga, NGT spetsialisti vahel. Ja kindlasti kuulub sinna koostöösse ka omavaheline regulaarne heade kogemuste ja parima praktika jagamine. Missugused seadused siis muutuvad? Õppimiskohustuse seaduse muudatuste paketis muudeti põhjalikult haridusseadust, põhikooli ja gümnaasiumiseadust, kutseõppeasutuse seadust, kuid selle seaduse paketi sees on ka töölepingu seaduse, ühistranspordi seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, tööturumeetmete seaduse, töövõimetoetuse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja kõrgharidusseaduse muudatused.
Kuna tänane veebiseminari aeg ei võimalda seadusemuudatusi põhjalikult lahata, siis saab abiga seadusemuudatusi paremini lahti mõtestada, aitab seletuskiri, mis on väga põhjalik, koosnedes 82 leheküljest. Mida ma siinkohal rõhutaksin, et oluline on võtta koolil ja ka kohalikul omavalitsusel see aeg augustikuus näiteks, vaadata üle muudatused oma kooli või koolipidaja vaates ja omavahel need muudatused ja koostööga läbi rääkida. Toon välja paar näidet, mis teemadel kindlasti ka täna juba kool ja kohalik omavalitsus ja ka edaspidi läbi räägivad. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus sätestab, et kohalik omavalitsus, kus kooliga võimaldab lisaõpet. Kui kool annab vallale või linnale signaali, et on lisaõppelapsi tulemas, siis kohalik omavalitsus on kohustatud lisaõpet finantseerima. Ja kui näiteks alla 18-aastane õppija puudub palju koolist, siis koolist puudumist seirab kool ning rakendab kõiki meetmeid, mis on tavaliselt sätestatud koolikohustuse, edaspidi siis õppimiskohustuse mittetäitmise kohta. Kohalik omavalitsus tuleks kaasata siis, kui kool on kõiki meetmeid rakendanud, et siis tehakse kooli poolt EHIS-esse vastav märge ja valla või linna poolt määratakse õppimiskohustuse täitmist toetav spetsialist, kes saab info haridussilmas olevalt töölaualt õppimiskohustust mitte täitva õpilase kohta. Aluseks siis kooli poolt tehtud kanne EHIS-es. Kuid kindlasti on oluline lisaks infosüsteemide vahelisele suhtlusele ka otsesuhtlus kooli ja kohaliku omavalitsuse spetsialisti vahel. Kindlasti kaasates ka õpilase pere. Et silmas peab pidama ka seda, et tegelikult ju juhtumi korraldus toimub väljaspool hariduse infosüsteeme. Nagu ma juba ütlesin, ma kiirelt libisen üle kõikidest määrustest, kuna osad on veel eelnõu staatuses, aga olgu nad juba siin slaididel üles loetletud, et olulisemad siis põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, põhikooli riiklik õppekava, gümnaasiumi riiklik õppekava, kutseharidusstandard. Ja kevadel jõustusid õppimiskohustuse reformi toetavad haridus- ja teadusministri määrused riigieksamite, põhikooli lõpueksamite osas ja koolivaheaegade osas. Seoses õppimiskohustuse reformi seaduse paketis, sealhulgas haridusseaduse muudatustega muutuvad ka haridus- ja teadusministri määrused, aga need on hetkel ettevalmistavas faasis ja kõikide seaduste ja määruste kohta on viited õppimiskohustuse veebilehel ning kindlasti tulevad uudised nende kohta ka jooksvalt erinevates meediakanalites. Lisaks siis õigusaktidele on tegelikult ka abimaterjalid toetamaks muudatuste rakendamist. Just sel kevadel Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvõttel koostati koolidele karjääriteenuste korraldamiseks juhend ja Töötukassa pakub toetust karjääri ja ka õpiradade kujundamisel. Töötukassa materjalid on abiks koolidele ning ka noorele, kui ta ei tea, mida teha, katsetada läbi eri teid, saada vastuseid ja näha erinevaid õpiteekondi. Ingliskeelsete erinevate materjalidega Euroopa tööriistakast on abiks nii õpilastele, õpetajatele, koolidele, vanematele, et edendada siis kaasavat haridust ja ennetada koolist väljalangemist. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis kogu vajalik info õppimiskohustuse reformi osas nii seadusloome, vastu võetud õigusaktide kohta, erinevad juhendid, veebiseminarid, nende järelvaatamislingid leiate HTM-i veebilehelt õppimiskohustus. Selle lehe leiab ka avalehel olles klikata alajaotusele üldharidus ja noored. Seal on ka kirjas minu kontaktid, nii et olen ka edaspidi tänulik kõikide küsimuste ja ettepanekute eest, et me saaksime leida probleemidele ja lahendused ja küsimustele vastused. Aga läheme nüüd edasi sisuliselt. Edasi räägivad praktikud ja eksperdid ning fookuses on haridusliku erivajadusega õpilased ning toevajadusega õpilased. Ja käsitluse alla tulevad õppeliikide võimalused ja korraldus, mis mõeldud haridusliku erivajaduse või toevajadusega õpilastele. Ja annangi nüüd sõna edasi praktikutele ja ekspertidele. Aitäh kuulajatele ja edasikõnelejatele. Aitäh, Külli. Ja nüüd siis palume Tiina. Ja, Kati alustab kõigepealt. Kati alustab. Minu viga. Palun, Kati. Ja mina räägin siis hooldusõppe õpilasest ja õppimisest hooldusõppe puhul.
et kõigepealt siis õppekava raamistikust. Et hooldusõppe õpilane õpib siis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lisa 3 hooldusõpe. Ja hooldusõppe peamine eesmärk ongi toetada õpilase sotsiaalseid oskuseid eelkõige, et ta tuleks toime suuremas või väiksemas grupis ja, ja suudaks käituda siis sotsiaalselt aktsepteeritud viisil. Ja teise suure eesmärgina tooksin välja siis, et võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaste praktiliste oskustega, näiteks söömine, riietumine või hügieenitoimingud, et kaks peamist eesmärki, siis sotsiaalsed oskused ja praktilised oskused. Ja õppekorraldus hooldusõppes on siis niimoodi, et nädalakoormus kõigil 3 arengutasemel esimesest kuni viimase õppeaastani on 20 tundi nädalas. Õpilane liigub igal õppeaastal järgmisesse klassi edasi, et istuma kedagi ei jäeta. Ja samas õppe sisu valitakse siis õpilase individuaalsest arengutasemest lähtuvalt. Ja kogu õpetus toimubki siis kas üleminekuga ühelt arengutasemelt teisele või siis ainult ühe arengutaseme piires esimesest kuni viimase klassini. Ja igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, mis on siis täpselt selle lapse arengutaset arvestav. Ja praegu võib siis hooldusõppe õpilase nominaalseks õppeajaks põhikoolis olla 11 aastat, et see on siis muutmisel, et kavandamine on siis 12 aasta peale ja 1. septembrist sellest aastast ei laiene siis lisaõpe enam hooldusõppe õpilasele. Ja üldistest põhimõtetest ka natukene hooldusõppe puhul, et õpe ei toimu tegevusvaldkondade kaupa, vaid erinevad tegevusvaldkonnad on omavahel lõimitud. Et tegevusvaldkondadeks hooldusõppe puhul on siis motoorsed oskused, kognitiivsed, sotsiaalsed ja igapäevaoskused. Et neid õpetatakse siis lõimitult. Kontsentrilisuse printsiibi kohta siis, et erinevate teemade juurde siis pöördutakse korduvalt tagasi, käsitletakse neid pisut erineva nurga alt ja põhjalikumalt. Järjest enam keerukusaste tõuseb, ehk siis luuakse uusi seoseid sellega. Õppimine läbi meelte ja praktilise tegevuse on siis hooldusõppe puhul väga asjakohane, et sensoorne stiimul on siis kognitiivse arengu aluseks ja erinevate sensoorsete stiimulite pakkumine õpilase jaoks aitab siis kaasa kognitiivsele arengule ja motiveerib õpilast ümbritsevat maailma siis tundma õppima ja läbi selle ka arenema. Õpilase juhendamine hooldusõppe puhul peab olema väga konkreetne ja ka visuaalne, sest sõna ei loo kujutlust hooldusõppe õpilase puhul. Ehk siis hooldusõppe õpilane ei suhtle kõne abil, tema kõne on ebaselge või puudub sootuks ja samuti ei saa ta ka kõnest aru, nii et alternatiivkommunikatsioon on asjakohane hooldusõppe õpilase puhul nii eneseväljenduseks kui ka mälu ja mõtlemise toetamiseks, et visuaalsed päevaplaanid, tegevusjuhendid on väga asjakohased ja alternatiivkommunikatsioonivahenditest siis nii palju, et hooldusõppe õpilasele tavaliselt sobib siis kas esemeline kommunikatsioon, piltkommunikatsioon, viiped, et mis siis parasjagu sellele õpilasele jõukohane on. Ja eakohasusest ja jõukohasusest veel nii palju, et kuigi hooldusõppe õpilane võib võrdluses eakohase arenguga lapsega olla seal oma kognitiivselt tasemelt seal
beebi või väikelapse tasemel, siis me ei saa siiski ignoreerida tema kronoloogilist vanust, ehk siis suhtumine õpilasse peaks olema ikkagi eakohane, et see annab temale tema väärikuse. Tegevusvaldkonnad ja arengutasemed, et õpilane võib siis erinevates tegevusvaldkondades olla erineval tasemel, et hooldusõppe õpilase arengupilt on väga mosaiikne. Et näiteks kui motoorsed oskused on õpilasel esimesel arengutasemel, ehk siis ta liigub ratastoolis või kärus kõrvalise abiga, siis näiteks kommunikatiivsed oskused võivad tal olla hoopiski 3. tasemel, ehk siis ta suhtleb piltide abil. Või siis vastupidi, et kui motoorsed oskused on 3. arengutasemel, ehk siis ta liigub iseseisvalt, võib-olla pisut küll kohmakalt, aga kognitiivsetelt oskustelt on ta näiteks 2. tasemel, et võta-anna tegevused esemetega on jõukohased. Ehk siis arengupilt on väga mosaiikne. Ja annangi Tiinale sõna edasi. Tere, mina olen Tiina Eksi. Oma igapäevatöös õpetan ma Tartu Maarja koolis hooldusõppe ja toimetuleku õpilasi. Ja lisaks on mul rõõm tutvustada intellektipuude pedagoogikat ka Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistriõppe üliõpilastele. Ja ma jätkan siis hooldusõpilaste teemaga. Hooldusõppe õpilased reeglina lõpetavad oma haridustee põhikooliga. Ja ka pärast seda ei ole võimalusi eriti palju. Koolis on õpilased harjunud suhtlema, neil on tekkinud teatud sotsiaalsed oskused ja ootused ja nad on harjunud sellega, et nende päev on sisustatud. Nii on esimene valik, kui noor inimene käib kooli lõpetades täiskasvanutele mõeldud teenusele, osaleb päevakeskuse tegevuses, see on võrdlemisi hea valik, sest säilib kodune taust ja lapsevanemad on öelnud, et nemad tahaksid oma lapsega koos elada, jätkata tema eest hoolitsemist, nii oleks päevakeskus, ehk siis seda võiks nimetada ka töö- ja vabaaja keskuseks, võiks olla parim variant peale kooli lõpetamist. Paraku ei ole päevakeskuseid piisavalt. Ja nii tuleb hakata otsima muid variante. Nüüd ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul on inimressurss väiksem. Ja see tähendab seda, et igale siis noorele, kes sinna läheb, ei saa osaks sellist tähelepanu, nagu ta on senini harjunud. See võib viia selleni, et tal on vähem sihipäraseid tegevusi ja tema kognitiivne aktiivsus langeb. Nüüd ka erihooldusteenusel on järjekord ja võib juhtuda nii, et perele pakutakse kohta, mis asub kodust kaugel. Vanemad enamasti kaaluvad seda ja väga sageli nad loobuvad, lükkavad siis edasi lapse erihooldusteenusele paigutamise ja võib juhtuda, et lapsevanem peab jääma ise koju, et oma lapse eest hoolitseda. See tähendab seda, et lapsevanem jääb eemale tööturult ja kui noor inimene on väga kaua kodus, siis võib olla üleminek uude keskkonda palju keerulisem, kui ta oleks kohe peale kooli. Mida me saaksime teha selleks, et üleminek oleks sujuvam? Kuidas me saame õpilasi ette valmistada vanemas kooliastmes? Nüüd hooldusõppe õpilase põhiliseks tegevusvahendiks ongi esemed. Kui nooremas kooliastmes on need enamasti õppevahendid, mänguasjad, siis vanemas kooliastmes võiksid need olla päris eluasjad. Näiteks, selle asemel, et rühmitada klotse või mulaaže, selle asemel võib rühmitada sokke ja kindaid,
Võib võtta nõudepesumasinast söögiriistu, jagada neid lusikateks, kahvliteks ja nugadeks. Võib sobitada omavahel sobivaid sokke, mis pesukorvist tulevad ja lahti pakkida poekotti, paigutada siis erinevaid toidukaupasid õigesse kohta, mis läheb külmkappi, mis läheb riiuli peale, mis kappi. Nii et elulised vahendid. Muutuda võiks ka töökeskkond. Kui senini on õpilane olnud enamasti klassis, käies siis kultuuriasutustes ja jalutuskäikudel ja võib-olla tutvudes kooli siis muusikaklassiga või siis kunstiklassiga, siis nüüd oleks aeg liikuda töökeskkonda. Ja paljudes koolides on olemas kodundusklass ja enamasti ka puutöökoda või mõni muu töökoda. Ja ka esimese arengutaseme hooldusõppeõpilane võib viibida töökeskkonnas, mis siis, et ta ei võta omale kätte liivapaberit, ei võta omale kätte haamrit, siis tema saab meeltele stimulatsiooni, ta tunneb teistsuguseid lõhnasid, kuuleb teistsuguseid helisid ja tunnetab erinevaid materjale. Hooldusõppeõpilasest ei tule produktiivset töötegijat. Samas annab sihipärane tegevus talle kognitiivse aktiivsuse, aitab päeva sisustada ja annab talle ka väärikuse. Nii võib ka täiskasvanuga käsikäes tehtud töötegevus olla selle õpilase päeva siis tipphetkeks. Olemasolevaid oskusi tuleb endiselt kogu aeg harjutada, sest muidu nad lähevad meelest ära. Ja mitte ainult harjutada, vaid rakendada erinevates keskkondades ja ka muutuda järjest iseseisvamaks. Kui uusi tegevusi õpitakse etappide kaupa, siis eesmärk on, et neist saaksid hiljem tegevusahelad. Alati on vaja ka uusi oskusi õppida, sest võivad muutuda jalanõud, tuleb õppida uue kinnitusega kingi jalga panema. Võib-olla on mingisugune teistsuguse kraaniga kätepesemisvõimalus, mida tuleb õppida. Nii et ka uusi oskusi tuleb pidevalt juurde. Ideaaljuhul võiks teada, kuhu keskkonda õpilane suundub pärast kooli lõpetamist. Kui me teaksime, et ta läheb kooli lähedale päevakeskusesse, siis võiks turvalise tuttava inimesega koos käia selle keskkonnaga tutvumas. Võiks seal läbi viia juba ühiseid tegevusi, mis üleminekut sujuvamaks muudaks. Mis siis annaks 12. kooliaasta meie hooldusõpetuse õpilasele? Õpilane saaks harjutada sotsiaalseid, kommunikatiivseid ja igapäevaoskusi oma õpetaja juhendamisel, kes võiks olla pädevam kui eriharidusega õpetaja. Õpilasel on hea seltskond, need on tema eakaaslased ja tal on mõtestatud tegevused ja spetsiaalselt talle kujundatud keskkond. Lapsevanemale annab 12. kooliaasta võimaluse kiirustamata valida oma lapsele sobivaid lahendusi. Ei pea vastu võtma sellist erihoolekande asutust, mis asukohalt ei sobi või mingil muul põhjusel, vaid saab rahulikult mõelda ja vaadata. Ja omakorda siis riigil ja omavalitsusel on võimalus planeerida teenuseid vastavalt siis vajadusele. Ja keda hooldusõppe teema huvitab või kes vajab rohkem informatsiooni, siis leiab väga põhjalikke kirjeldusi
õppetöö korraldamisest siis sellelt leheküljelt. Aitäh! Aitäh, Kati ja Tiina. Ja nüüd anname siis edasi toimetulekuõppe teema jaoks Kristelile sõna. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Kristel Palgi ja olen umbes 30 aastat olnud toimetulekuõppe valdkonnas tegev. Olen osalenud õppekava arenduses, õppevara arenduses, koolitanud tudengeid ja õpetajaid ja viimased 22 aastat olen olnud siis praeguse nimega Pärli kooli, Tartu Pärli kooli toimetulekuõppe klassiõpetaja. Ja räägin siis teile toimetulekuõppe õpilasest ja õppimiskohustusest. Tegelikult võimalus pikendatud õppeks ja lisaaastaks on ju toimetulekuõpilastel olnud Eestis juba aastaid. Ja et seega erilisi muudatusi koolielus uus kord ei peaks kaasa tooma. Kuid mul endal on südamest hea meel tõdeda, et tänu sellele, et kehtestatakse toimetulekuõpilastele 11 aasta pikkune nominaalne õppeaeg põhikoolis, siis on avanenud kõikide toimetulekuõpilaste jaoks võrdsed võimalused põhihariduse omandamiseks. Ja enam ei sõltu see, mitme aasta jooksul õpilane saab põhiharidust omandada, ei tema arengulistest eripäradest, sotsiaalsest taustast ega ka õppeasutusest, kus laps õpib. Et iga toimetulekuõppe laps saabki põhiharidust siis edaspidi omandada 11 aastat. Ja peale põhihariduse omandamist on toimetulekuõppe õpilasel siis võimalik edasi liikuda lisaõppeklassi ja lisaõppes õppimine on kindlasti vajalik õpilase eluks ettevalmistamisel ja karjäärivaliku toetamisel. Ja lisaõppe aastal siis peakski toimuma täpsem õpilasest lähtuv karjäärivalik, karjäärinõustamistöö ja pärast lisaõppe lõpetamist saab siis õpilane edasi liikuda vastavalt enda eripärale, kas siis kutseõppesse, et hetkel me siis räägime ka enne kutseõpet otsas kutsevalikuõppest ja tulevikusuund on siis ettevalmistava õppe poole ja minu andmetel siis ka täna viimane ettekandja räägib põhjalikumalt ettevalmistavast õppest. Tegelikult toimetulekukooli või põhikooli lõpetaval õpilasel on võimalik siirduda ka tööturule ja osad siis siirduvad neist ka erihoolekandeteenusele, et sõltub õpilasest. Toimetulekuõppes on läbivalt õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks õpilase iseseisvus ja integratsioon ühiskonda. Ja mida kauem noor viibib haridussüsteemis, kus siis toimub vastavalt tema võimetele sihipärane arendustegevus, seda paremini on ta juba nii kooli ajal kui ka täiskasvanu elus kaasatav ühiskonda. Ja seda paremini tuleb ta edaspidi toime, olgu siis tööturul, jätkuõppes või sotsiaalteenusel viibides. Ja suurenevad inimese eneseteostusvõimalused, ta saab juurde enesekindlust, väärikust, nagu eelkõnelejad ütlesid, hooldusõppilase kohta, usku endasse ja seeläbi siis omakorda suurenevad võimalused tema igakülgseks kaasamiseks ühiskonda. Ja siis millele siis tuleks õppe- ja kasvatustegevuses rohkem just toimetulekuõppe vanemas astmes rõhku panna? Nagu ma juba mainisin, siis see 11-aastane põhihariduse omandamine koos lisaõppeklassi võimalusega ei ole ju tegelikult toimetulekuõppe õpilase jaoks midagi uut. Et see võimalus on meie haridussüsteemis olnud suuremale osale toimetulekuõpilastel juba aastaid. Aga kordan siinkohal siiski üle põhipunktid, mida me peaksime silmas pidama just toimetulekuõppe vanemas astmes õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel.
esiteks ei tohi unustada seda, et toimetulekuõppe õpilane õpib eelkõige sisemise motivatsiooni olemasolul. Teda väliselt motiveerida on väga keeruline, mõnikord lausa võimatu. Ja ka toimetulekuõppe vanemas astmes tuleb siis tekitada, säilitada õpilase motivatsiooni tegutsemiseks. Seda saab hästi teha, kui arvestada tegevuste korraldamisel õpilaste huvidega ja ka erihuvidega ja erivõimetega. Ja see on väga hea koht nii koolisisese huvitegevuse kui ka koolivälise huvitegevuse sidumiseks õppetegevusega. Siin lisaks veel siis õppimine õppekäikude kaudu. Sporditegevused on väga olulised õpilaste motiveerimiseks ja õppetegevustes toetamisel. Jätkub ka vastavalt õpilase individuaalsele õppekavale uute, eelkõige just siis praktiliste oskuste omandamine ja olemasolevate oskuste laiendamine, ülekandmine uutesse elulistesse olukordadesse. Ja me ei tohi unustada ka seda, et toimetuleku õpilase omandamisvõime on piiratud ja seetõttu on oluline õpetada lapsele just seda, mida tal elus on vaja praegu ja tulevikus. Nii-öelda akadeemiliste oskuste õpetamise puhul tuleb selgelt mõtestada, et tegemist ei oleks lihtsalt mehaaniliselt omandatud oskustega, millega siis lapsel, noorel ja täiskasvanul tegelikult nii-öelda päriselus midagi peale ei ole hakata. Ja olulised märksõnad ongi siin siis sotsiaalsed oskused, suhtlemisoskused, koostööoskused nii eakaaslaste kui täiskasvanutega, juhendajatega, lihtsad tööoskused ja seda kõike siis lähtuvalt õpilase võimalikust karjäärist edasises elus. Ja mida õpetada? Mida siis õpetada? Et lähtume ka toimetulekuõppes ideest, et nii nagu igal inimesel on ka toimetulekuõpilasel elus alati midagi õppida. Ja kui me lähtume iseseisvuse ja sotsiaalse integratsiooni põhimõttest, saame rääkida ka toimetulekuõpilase puhul elukestvast õppest. Nagu Tiina ütles, et nii nagu hooldusõppelapsel on ka toimetulekuõppe lapsel alati elus midagi uut, mida ta peab omandama või saab omandada. Ja põhikoolis ja lisaaastal toimub õppetegevus jätkuvalt õpilase individuaalsusest lähtuvalt koostatud individuaalse õppekava alusel. Ja ma tutvustaksin teile ühte joonist, mis visualiseerib ühe 9. klassi jõudnud toimetuleku õpilase arendusvajadust eesti keele aines. Nii. Ja te näete nüüd siin ringikujulist diagrammi ja ringile on siis kantud seestpoolt väljapoole arengutasemed, esimene arengutase, teine arengutase, kolmas arengutase ja noolekesed, mis ringi sees on, näitavad meile visuaalselt seda, missugusele arengutasemele laps on eesti keele aine erinevates valdkondades jõudnud. Et rõhutan veel kord, et tegemist on 9. klassi noormehega ja kui me võtame siit näiteks siit alt vasakust nurgast valdkonna lugemine, te näete, et teksti lugemisoskus on noormehel omandatud 3. arengutasemeni. Samas pildi lugemisoskus on 1. arengutasemel, situatsioonide ehk siis eluliste olukordade lugemisoskus 2. arengutasemel. Millest me selle noormehe õpetamisel näiteks lugemisoskuse arendamisel peaksime lähtuma? Kindlasti peaksime talle tutvustama pildi lugemisoskust põhjalikumalt, õpetama ta toime tulema erinevates situatsioonides ja neid mõtestama. Ja samasugused diagrammid siis tegelikult võime koostada iga toimetuleku õpilase kohta erinevates õppeainetes. Ja kui meil siis mõnikord õpetajana ikkagi tekib küsimus, mida õpetada või missuguse valdkonnaga rohkem tegeleda,
siis me saamegi abi arengutasemete visualiseerimises. Ja uute oskuste ja teadmiste omandamine on oluline nii nõrgema kui tugevama toimetuleku õpilase jaoks. Ja toimetulekuõppe vanemas astmes siis karjääri planeerimisega tegeledes ja õpilast ja tema peret nõustades saame tegelikult juba üldjoontes paika panna, missuguses valdkonnas jätkab noor peale põhikooli ja võimalusel siis lisaõppeklassi lõpetamist. Kas kutsehariduses suundub ta tööturule või erihoolekandeteenusele. Ja vastavalt sellele saab siis individuaalset õppekava koostades määratleda valdkonnad, mis vajavad konkreetsel õpilasel siis enam arendamist. Nii, edasi, kuidas siis õpetada? Tegevused võime jaotada põhimõtteliselt kaheks. Tegevused, mis toimuvad üldisemalt kooli tasandil ja tegevused, mis toimuvad konkreetse klassi, õpilasrühma või siis üksiku õpilase tasandil. Ja mis siis jätkub kooli tasandil tegevustes võrreldes nooremate toimetuleku õpilastega, et tegevused või siis õppe- ja kasvatustegevus toimub ka toimetuleku vanemas astmes jätkuvalt soovituslikult õpperühmades, mille komplekteerimisel siis arvestatakse õpilase sobivust üksteisega. Oluline ei ole arvestada ainult klassinumbrit või siis sarnast arengutaset, vaid ka muid kaasuvaid tegureid, et näiteks õpilaste käitumuslikke eripärasid. Enda kogemuse põhjal võin ma öelda, et toimetuleku õpilastel peaks olema võimalusel kooliaja jooksul üks ja sama klassiõpetaja. Elu teeb muidugi oma korrektuure, aga kui see võimalik on, siis on see nii õpilaste kui õpetaja seisukohalt väga hea. Sest õpilaste kohanemine uue õpetajaga ja aeg, mis õpetajal kulub toimetuleku õpilaste tundmaõppimiseks, võib kesta pool aastat, aasta, mõnikord isegi kauem. Ja kohanemisperioodil on väga keeruline läbi viia täies mahus sihipärast õppetegevust. Kooli poolt on oluline ka, et loodaks võimalused õppimiseks praktilise tegevuse läbi. Kui varasemalt toimetulekuõppe nooremas astmes toimus siis õppimine rohkem mängu läbi, siis nüüd üha suurem roll on igapäevategevustel ja töölaadsete tegevuste tegemisel. Ja kindlasti tuleb ka rakendada jätkuvalt üldõpetusliku tööviisi põhimõtteid. Nii, edasi veel kooli tasandist siis, et kohandused õppekorralduses. Mõned näited lihtsalt, et näiteks tööõppetunnid võiksid toimuda pikemate õppetsüklitena, perioodidena. Tähendab, et õpilased tegelevadki näiteks 2 nädalat, 3 nädalat ühe kindla tööga, kas koovad vaipa, tikivad, teevad puutööd. Et nii tekib õpilastel siis harjumus pikemaajaliselt ühte ja sama tööd teha ja nad näevad ka oma töö tulemust. Samuti toimetuleku vanemas astmes on jätkuvalt väga oluline ainetevaheline lõiming, et õpilased siis omandaksid oskused, teadmised nende elulistes suhetes, et vältida ülekandeprobleeme õpitu kasutamisel igapäevases elus, õppetegevuses või ka tööd tehes. Heaks võimaluseks just lõimitud ja elulähedase õppe korraldamiseks on projektipõhine õpe ja projektipõhise õppe lõpptulemus, olgu see siis käsitööprojekt, tantsukava, etendus, võib olla ka toimetuleku õpilase loovtööks. Ja õpilase jaoks on oluline saada ka praktilist töökogemust, nii-öelda päris töökohtadel, päris juhendaja käe all. Kool peaks leidma endale võimalusel kogukonnast koostööpartnereid, kes on koostöös kooliga siis valmis läbi viima õpilastega praktilist tööharjutust. Ja meie Pärli kooli toimetulekuklassi lapsed näiteks või toimetuleku õppeosa teeb juba aastaid koostööd näiteks Eesti Agrenska fondiga ja meie õpilastel on siis võimalus kevadel ja sügisel käia Agrenska fondi Tammistu perekeskuses aiatöid harjutamas.
ja kolmas selline valdkond siis kooli tasandil peaks olema kindlasti karjäärivaliku toetamine. Ja kooli ülesandeks peaks olema luua enda õpilastest ja piirkonna võimalustest lähtuv võrgustik õpilaste toetamisel üleminekul jätkuõppesse, tööle või siis sotsiaalsüsteemi. Ja väga tähtis on õpilastele ja lapsevanematele jätkuõppe võimaluste, sotsiaalsüsteemi võimaluste tutvustamine. See tähendab siis jah, õpilaste karjääri planeerimine koos tegevuses. Ja minu enda kogemuse põhjal hakkavadki siis lapsevanemad umbes 6. kooliaasta paiku huvi tundma, mis saab nende lastest peale kooli lõppu. Ja tundub, et pool sellisest turvalisest kooliajast on läbi saamas ja vanematel tekivadki küsimused, teadmatus, hirmud. Ja mis on hästi oluline märkida, et toimetuleku õpilaste karjääri planeerimine käib kindlasti koostöös vanematega. Ja niipea kui vanematel siis tekivad küsimused laste tuleviku osas, aga kindlasti 8.–9. õppeaastal tuleks siis hakata tutvustama vanematele erinevaid võimalusi nii haridus- kui sotsiaalvaldkonnas. Ja meie oleme siis Pärli koolis, oleme toimetuleku ainemeeskonna juhtimisel korraldanud lapsevanematele ja õpilastele erinevaid külastusi haridus- ja sotsiaalsüsteemi asutustesse, infopäevi. Ja jälle enda kogemuse põhjal võin öelda, et väga heaks võimaluseks nii sotsiaalsete kui tööoskuste õppimiseks on koostöö erinevate projektide raames välispartneritega. Et oleme aastate jooksul siis õpilastega koos külastanud ka välisriikides erinevaid koole, teinud koos tööd, harjutanud näiteks Prisma peremarketites Eestis ja Soomes, teinud aiatööd, õppinud erinevaid käsitöid tegema. Nii, ja siis on meil veel klassi ja õpilase tasand. Et nagu eelpool juba ütlesin, jätkub siis uute oskuste, teadmiste omandamine. Õpitav on aga suures osas elulis-praktilise suunitlusega. Vastavalt siis iga õpilase eripärale toetakse tema igapäevaste eluliste oskuste arengut, näiteks lihtsalt toidu valmistamist, koristamist, pesu pesemist. Et ühesõnaga rõhk on tavamõistes igapäevastel elementaarsetel kodustel tegevustel, mille eakohase arenguga laps siis omandab arenguperioodi jooksul justkui iseenesest, aga toimetuleku lapsel on vaja neid õpetada. Ja vajadusel jätkub kindlasti eneseteenindusoskuste suunatud omandamine, riietumine, hügieeni toimimine. Nii, ja väga heaks võimaluseks just sotsiaalsete ja eneseteenindusoskuste arengu toetamiseks on näiteks erinevad laagrid, ööbimisega laagrid, õpilasvahetused ja seda just õpilaste jaoks, kes ei ela õpilaskodus. Ja et õpilaste iseseisvus areneb selliste ettevõtmiste läbi silmnähtavalt. Ja õpilase ja klassi tasandil siis jätkub akadeemiliste oskuste omandamine ja õpitu kasutamine elulistes olukordades. Kuid peame jälle meeles pidama seda, et õppetegevuse eesmärk ei tohi olla mehaanilise lugemisoskuse või arvutamisoskuse omandamine. Tunduvalt olulisem on oskus kasutada olemasolevat elus eneses. Ja siin siis kehtib tegelikult põhimõte, et sageli on vähem rohkem ja oluline on oskus kasutada abi. Et mehaanilise lugemisoskuse arendamise asemel võiks kaaluda näiteks situatsioonide lugemisoskuse arendamist, näiteks kuidas tulla toime erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides, kuidas suhelda pereliikmete, tuttavate ja võõraste inimestega. Ja peame siis meeles pidama, et õpitud oskusest ei ole õpilasel kasu, kui ta ei oska seda kasutada. Ja lõpetuseks siis veel üks eluline näide. Toimus õppekäik, kus õpilased pidid leidma silte tänavanimedega, majadelt, aedadelt. Lugeja laps ei märganud silte majadel ja aedadel ja seega ei olnud tema oskusest lugeda selle ülesande lahendamisel kasu. Laps, kelle lugemisoskus oli täissõna meetodil lugemise tasemel, leidis sildi, jättis meelde sõna kui pildi ja oskas järgmise sildi leidmisel selle tänava nime ette lugeda. Nii et ja mõnikord on vähem rohkem. Ja lõpetuseks veel, et
põhjalikud juhendmaterjalid õppede korraldamise kohta toimetulekuõppes on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Ja aitäh minu poolt. Aitäh Kristelile ja liigume lihtsustatud õppe juurde. Meelika. Tere ka minu poolt, mina olen Meelika Maila, Tartu Pärli kooli õppejuht ja mina siis räägiksin natukene sellest, kuidas meie korraldame koolis seda lisaõppeaastat. Et meie koolis õpivad erinevatel õppekavadel lapsed, meil on põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 3 õppetasemega ja on ka meil riiklik õppekava lapsed. Ja hetkel on veel meil ka 2 õppekeelt, aga see siis õige kiiresti järgmisest aastast on juba ka muutumas. Ja et natukene sellest lisaaastast rääkida, siis meie jaoks ei ole see midagi uut, et Pärli kool, endise nimega siis Tartu Kroonoaia kool, meie nimevahetus toimus 1. septembril 2023, nii et siin slaididel kohati on Kroonoaia kooli nimi, kohati Pärli kooli nimi, aga Pärli kool on siis Kroonoaia kooli õigusjärglane. Et meil on see lisaaasta selline hästi loomulik osa olnud kogu meie kooli ajaloos ja kui vahepeal tekkis siis selline olukord, kus 90. aastate alguses kaotati abikoolide juures need niinimetatud 10. klassid, siis meie siin tundsime ikkagi vajadust, et need on vajalikud, need toetavad meie õpilasi oma edasises elus ja tegevuses ja seetõttu saime me siis nii-öelda Tartu linnalt loa ja rahastuse uuesti ikka need kutseeelsed klassid avada, tol korral siis kutseelse klassi nime all. Eks see asi tahab ikkagi ajas arenemist ja 2001. aasta sügisel alustasime me siis koostööd tolleaegse Tartu Kutsehariduskeskusega ja just selle Tartu õppekeskuse koha pealt, mis kannab praegu siis nime Voco, meie hea koostööpartner olnud siis juba nüüd 23 aastat. Algus oli natukene üle kivide ja kändude, et õpilastele anti võimalus siis õppida nii siin meie koolis koha peal, kui siis ka Kutsehariduskeskuses. Ja see esimene õppeaasta käis siis tõesti niimoodi, et me arvestasime nii-öelda põhikooli lõpetaja nädalatunni jaotusplaaniga ehk 32 tunniga nädalas ja ühel päeval mõni tund käidi siis Kutsehariduskeskuses, nii et esimene õppeaasta oli see kutsekooli osa 240 tundi ja ülejäänud õppeaeg oli siis siin meie koolis koha peal. Aeg läks edasi ja 30. juulil 2004 haridus- ja teadusminister siis või ministri määrusega see lisaaasta seadustati. Mõni aasta hiljem anti see lisaõppe kohustus või õigus põhikooli ja gümnaasiumiseadusele ja siis hakkasime meie seda rakendama nii, nagu PGS seda ette nägi. Ja praegu kehtivas põhikooli gümnaasiumiseaduses paragrahv 50 lõige 3 ütleb siis seda, et lisaõppes osalejatele võimaldatakse juhendatud õpet 1050 tunni ulatuses. Ja seda oleme meie siis tegelikult aastast 2010 ka järjepidevalt niimoodi teinud, et see 30 nädalatundi on jaotatud pooleks, 15 tundi meie majas ja teine 15 tundi siis Vocos. Nagu te arvatavasti olete kuulnud, siis 1. septembrist PGS muutub ja muutub ka selle sama paragrahv 50 lõige 3 ja lisaõppe mahtu suurendatakse 2 nädalatunni võrra ja see siis on meie jaoks tähendamas seda, et ka meie suurendame, nii nagu seadus nõuab, lisaõppe mahtu ja jätkame 15 tunniga siin meie majas ja järgmisest aastast siis jätkuvalt 17 tundi koostöös Vocoga. Ja kuidas me seda õpet siis korraldame, eelkõige just siin Tartu Pärli koolis koha peal, et lihtsustatud õppe laste puhul me ei tee päris igale lapsele individuaalset õppekava, vaid me
nii-öelda kasutame rühmapõhiseid õppekavasid ja need on siis välja töötatud Tartu Pärli kooli õppekavas ja kõik need erisused, mis siis ainekavadesse tulevad või ainetesse, mida lapsed siin meie juures õpivad, need me siis märgime ära nii-öelda lapsele üleminekuplaani. Et see lisaõpe ei tule ootamatult, nii nagu Kristel rääkis toimetulekuõppe laste puhul, et juba 6. klassis, siis lihtsustatud õppe puhul me hakkame sellest lisaaasta võimalusest laste ja laste vanematega rääkima 3. kooliastmes ehk siis 7. klassis, et arenguvestlustel võetakse see teema kindlasti üles ja see nii-öelda töö hakkab juba suhteliselt varem pihta, mitte siis 9. klassis. Küll aga selle üleminekuplaaniga me alustame 9. klassist, mitte me ei oota seda lisaõppeaega, vaid 9. klassi õpetajad hakkavad nii-öelda individuaalse arengu jälgimise kaardil täitma ka kõrvale üleminekuplaani. Ja mida see meie üleminekuplaan siis endast kujutab, see on aastate jooksul ka täienenud ja muutunud. Me oleme selle välja töötanud koostöös praeguse VOKO inimestega ja see on info, mille me kirjutame siis hästi ausalt. Ehk siis isikuandmed, riikliku õppekava tase, ka kõik see, mis ainetes on laps olnud põhikoolis individuaalsel õppekaval. Kindlasti räägime tema õppevormist, et on see olnud 1-1 õpe või on ta klassitingimustes õpe. Kirjeldame ära koolisisesed ja välised tugiteenused, ehk eelkõige keskendume loomulikult koolis saadud tugiteenustele ja kindlasti ka õpitulemused, ehk siis see, et mida see laps suudab, mis on tema nii-öelda tugevused, tema arendamist vajavad küljed ja sinna juurde kindlasti ka käitumise eripärad erinevates ainete tundides. Et iga õpetaja siis, kes lapsi õpetab, kirjutab nii-öelda oma aine lahtri taha siis ka selle käitumise eripärad. Ja klassijuhataja kirjeldab üleminekuplaanis ära ka käitumise väljaspool õppetunde, et kuidas toimub siis õpilasel suhtlus kaasõpilastega, kuidas koolitöötajatega, kuidas õpetajatega, kuidas vanematega, et nii palju, kui meil infot on, siis selle me sinna üleminekuplaani ka kirjutame. Ja loomulikult ka õpilase koolikohustuse täitmise, sest see on ka üks märk, mida kutseharidus on meie käest eeldanud ja oodanud. Et just nii-öelda selle kohusetunde kasvatamiseks, eks ju, et põhjuseta puudumised, hilinemised ja nii edasi. Ja oleme pannud sinna alati ka väikse viite kooli ja kodu vahelise koostöö kohta, sest nii nagu Kristel rääkis toimetulekuõpilaste puhul, siis ega lihtsustatud õppelastega on täpselt samamoodi, et kool ja kodu peavad koostööd tegema ja seda mitte ainult põhikoolis õppides, vaid ka edasi minnes kutseharidusse. Ja kuidas see õpe meil siis korraldatud on, et Pärli koolis siin kohapeal me õpetame lastele täiendavalt eesti keelt, inglise keelt, matemaatikat, on meil selline meie kooli nii-öelda nägu võib-olla sotsiaalõpe, arvutiõpetus, perekonnaõpetust, kokandust ja VOKOs on meil siis igal aastal kursused veidi erinevalt. See on seotud sellega, et kas meil on rohkem poisse või tüdrukuid. Elu on näidanud, et poisse lihtsustatud õppes on alati oluliselt rohkem kui tüdrukuid, aga on meil selliseid aastakäike ka, kus on tüdrukud poisid võrdselt, ehk siis nii-öelda VOKOga lepime me eelnevalt alati kokku, missugused erialad just järgmisele õppeaastal õppima tulevatele lastele oleksid kõige sobilikumad ja need siis vahelduvad, aga ütleme sellise karjääri planeerimine, toiduainete töötlemine, pagarkondiitritöö alused, ehitus, puidutöö, metallitöö, toitlustusteenindus, kaubanduse alused, autohooldus, puhastusteenindus on sellised, mis on tõesti nagu iga-aastased projektid, et kui tüdrukuid on rohkem, siis on olnud ka kodumajandust, müüjaõpet, lapsehoidja kursust, selliseid laotöötaja ettevalmistust, et lihtsalt
laps saaks leida nende erialade seest, mida neile tutvustatakse, siis ka tulevikuks nii-öelda oma jätkuõppe võimaluse. Voko annab meil kõigi nende kursuste lõpuks alati lastele ka läbitud tundidega tunnistuse, mis on suur pluss neil ka sisseastumisel edasi kutseõppesse. Nii et nad lähevadki meie majast siis põhikooli lõputunnistuse, üleminekuplaani ja siis kutseõppest saadud tunnistusega. Ja Pärli koolis me tegelikult nii-öelda toetame ja kinnistame veel seda, mida 9 aasta jooksul koolis juba õpitud on. Et see nii-öelda akadeemiliste ainete pool on hästi praktiline, et eesti keele tundides elus vajaminevate dokumentide, tarbekirjade täitmine, käitumine ametiasutustes, et see kõik tegelikult vajab harjutamist, see vajab nii-öelda oskust vormistada neid dokumente, et selline praktiline pool matemaatikas täpselt samamoodi elulised situatsioonid ja ütleme protsentarvutused, sest lihtsustatud õppelapsel on ka väga raske mõista seda, et mis on brutopalk, mis on netopalk, et see on nii-öelda see praktiline pool, et ära oota tööandjal seda, mis sulle töölepingusse on kirjutatud, et pangaarvele tuleb hoopis midagi muud. Nii palju, kui lapsed on võimelised, ka kinnistame võõrkeeleoskust, et kuna meie majas on siis inglise keel, see nii-öelda võõrkeel, mida lihtsustatud õppelaps õpib, siis ka nii-öelda elementaarse suhtlusoskuse edasiarendamine. Arvutiõpetus, et tänapäeval ilma selleta ei ole lihtsalt võimalik ja nii-öelda esitlused, erinevad Wordi-dokumendid, mingil määral ka Excelit, et oleneb jälle sellest aastakäigust, millised need lapsed on, et mida me parasjagu rohkem siis peame oma õppetöös neile õpetama. Perekonnaõpetus, see on nii-öelda inimese õpetuse jätk, eks ju, et pereplaneerimised, erinevad õigused, kohustused, partnerite leidmine, partnersuhete hoidmine, kokandus, sest see on puhas elu, et süüa on ju vaja teha ja seda meie siin oma koolis õpetame kooli kodunduse klassis, mis on siis sarnasem kodudes olevale köögile. Vokos nad saavad ka erinevaid toitlustuskursusi, aga see on siis rohkem ikkagi nagu tööstusliku köögi kursus. Ja sotsiaalõppe, nagu ma ütlesin, on siis meie selline aastate pikkune valikaine olnud ka lisaõppe lastele, mis hõlmab siis nii-öelda ühiskonnaõpetuse teemasid ja see on siis ka päris suures mahus. Nüüd toimetulekuõppest Kristel rääkis pikalt ja põhjalikult, et ka toimetulekuõppes meie jaoks on olnud nii see pikendatud aastad kui lisaaasta alati elu loomulik osa, et me ei ole mitte kunagi mitte ühtegi last ära keelanud tulla kas pikendatud või lisaõppesse, et nad kõik on sinna alati oodatud ja tõesti need lapsed, kellel on siis tervislikust eripärast tulenevalt õppimine keeruline või raske, siis nendega on natukene teised jutud ja teised teemad. Aga üldiselt meie lisaõppeklassi valivad julgelt 90% lastest. Ja Kristel rääkis ka sellest, et me teeme koostööd siis ka erinevate koostööpartneritega, et tõesti võimalusel oleme juba aastaid teinud koostööd Agrenska fondiga Tammistu perekeskuses ja need on tegelikult toimetulekuõppe lastele hästi olulised ja vajalikud, sest nagu Kristel ütles, nii-öelda see praktiline tööharjutus nii-öelda töökohas on midagi muud, kui teha neid asju koolis. Me oleme mõned aastad tagasi, juba aeg läheb kiiresti, mitte mõned aastad, ikka päris mitmed aastad tagasi ka toimetulekuõppe lastega käinud Vokos, tolleaegses kutsehariduskeskuses veel, aga toimetuleku lastel on seal keeruline ilma oma õpetajata, et oma õpetaja oli sel ajal nendega kaasas ja nemad said siis läbida pagarkondiitri kursuse, kondiitri osa oli seal väike, et see oleneb laste tasemest, et mis nendega siis
teha on võimalik ja mida mitte. Ja noh, kui siin Tiina ja Kati rääkisid hooldusõppes, siis ka meie koolis on hooldusõpe, aga hooldusõpe on siis meil hästi väikeses mahus, et hetkel on ainult üks õpilane hooldusõppele jäänud ja kahjuks need hooldusõppe lapsed, kes meil läbi aastatesse olnud on raske ja sügava liitpuudega ja nendel ei ole siis nii või naa jätkuõppe võimalus või töölemineku võimalust antud, mis tähendab seda, et niikaua kui seadus kehtis, et neil on siis kuni 12-aastane põhihariduse kohustus, kelle eluküünal nii kaua kestis, siis nemad oma 12 aastat meie käest ka kätte said. Et selles mõttes oleme me hooldusõppega natukene olnud teises seisus võib-olla kui Tartus Maarja kool, kes on suures mahus hooldusõpet õpetavad. Ja viimase blogina, mis ma siis räägiksin, et miks see lisaaasta on vajalik, et miks meie seda oleme oma koolis hästi oluliseks ja vajalikuks pidanud. Et tegelikult ongi see, et suur osa lapsi, kes lõpetavad põhikooli, ega nad on ju mingil põhjusel lihtsustatud õppel või toimetuleku või hooldusõppel. Elu on näidanud, et tõesti see üks lisaaasta juures, see annab lastele nii tohutult palju juurde, et arengus võib tekkida selline järsk hüpe, et sa näed, kuidas lapsest sirgub noor inimene, eks. Et ta muutub täiskasvanuks, ta saab elust paremini aru, ta saab sellest aru, et ta on ka inimene, kes peab tööle minema, tööle hakkama käima. Teiselt poolt me saame kinnistada veel kord kõiki neid teadmisi ja oskusi, mida me 9 aasta jooksul oleme lastele siin koolis õpetanud, sest mida kauem nad haridussüsteemis on ja mida kauem me saame harjutada ja kinnistada, seda kindlamalt nad ju ennast tunnevad. Ja muidugi kindlasti ka see pool, et see lisaõpe, kui teha nii, nagu meie seda oma majas oleme teinud, et pool õppeaastat aega tõesti siin meie majas, teine pool kutsehariduses, siis see soodustab lapsele parema sulandumise kutsekooli. Et ma olen alati toonud Tartu tingimustes selle võrdluse, et kui meie majas on see laps hoitud ja kaitstud ja tõesti vati sees olnud, et 150 lapsega koolist minna kõrvalmajja kooli, kus on 3000 ja peale õpilast, majade suuruste erinevus, uued inimesed, et see vaheaasta on selline hästi turvaline üleminek, sest meil on tõesti, ütleme ka isiklikul pinnal tekkinud juba sellised head koostöösuhted, et me anname iga lapse kohta info edasi, kui mõnel õpetajal tekib veel mingi küsimus. Alati on võimalik pöörduda siia meie kooli, saada infot, veel täiendavat infot selle lapse kohta, tema eripärade kohta. Et seda me oleme aastate jooksul väga tihti tegelikult rakendanud. Ja teine pool ka see, et kui me tutvustame neid erialasid ja päris mitmeid, et iga aasta on see erialade valik seal, ütleme sinna 10 kanti, et lapsel on võimalik ka valida võib-olla endale meelepärasem amet, et toon siin näite, kui meil oli õpilane, kes tahtis hirmsasti kokaks saada ja meie kodunduse klassis see unistus oli nagu ka täitumus, aga minnes Vokosse õppima ja tööstuskööki, siis tema epilepsiahood olid põhimõtteliselt igapäevased. Ja et mitte see aasta ei läinud tal siis kaotsi, vaid ta valiski endale lisaaasta lõppedes teise eriala, et ta sai endas selle selguse, et tal on võimalik midagi muud õppida, et unistused mõnikord lihtsalt muutuvad. Ja kogu sellest kutsekooli korraldusest annab ka see lisaaasta hästi hea ülevaate, sest nagu ma ütlesin, majad on suured, inimesed on võõrad, et siin ongi nagu see koht, et turvaline üleminek, algul käib meie õpetaja kaasas esimene kord, siis võtab kutseharidusest juba kutseõppe eelkorraldusspetsialist nad vastu, juhendab, suunab neid iga päev ja toetab neid, et selles mõttes pigem soovitada lastele seda lisaaastat, kui karta seda. Et see korraldamine, algusaastad olid loomulikult rasked, aga kui 1 aasta sai tehtud, siis nüüd 23 aastat hiljem see on nagu nii loomulik osa,
et see ei olegi enam nagu midagi korraldada asi. Ja seega mina praeguseks lõpetan. Tänan teid kuulamast. Aitäh, Meelika, ja annan nüüd siis üle sõnajärje Kristile ja Evele. Ja kohe. Et tõesti meie siis Haapsalu Viigikoolist direktor Kristi Kivipuur ja õppejuhataja Eve anname siis ülevaate sellest, kuidas meie oleme siis tõesti appi, palun vabandust. Nüüd läks midagi. Midagi läks valesti. Palun vabandust. Sellest ei ole midagi. Ei ole, tuli. Väikesed viperused käivad asja juurde. Kas on olemas? Et panime siis pealkirjaks, et lisaõppe pole eesmärk, vaid võimalus toetada. Me praegu ei näe teie slaide. Praegu on ikkagi vale. Hetkel me ei näeme teid, aga slaide ei... Panimegi pealkirjaks siis lisaõppe pole eesmärk, vaid võimalus toetada erivajadusega õpilast ja just selles mõttes, et see kõige olulisemaks peame siis individuaalset lähenemist ja mul oli hea meel, et kui eeskõneleja siin rääkis hästi pikalt sellest, et kui nemad on teinud, siis tegelikult meie koolis on ju ka aastaid see kogemus olemas ja tõepoolest saame ka oma kogemusest siin nagu teiega jagada. Et siis kuidas oleme alustanud, et õppejuhatajal on siis sissejuhatus? Ja kõigepealt selgitame välja õpilased, kes lisaõpet vajavad ja nagu teada, lisaõppesse arvamise aluseks on lapsevanema avaldus koos põhjendusega, mis on siis esitatud hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal. Ja hästi olulisel kohal on arenguvestlused, kus klassijuhataja, õpilase ja lapsevanema suhtluses selgub see, kas laps vajab lisaõpet, mis põhjustel vajab lisaõpet, mis vajab veel arendamist või on ta siis valmis minema juba kutseõppesse ja missugused soovid ja ootused siis on lisaõppele ja missugused on võimalikud kutsevalikud edaspidi. Ja see põhiline töö toimubki viimastes klassides, tavaliselt 8. ja 9. klassis, kus siis täpsemalt sellest räägitakse. Ja nagu klassijuhatajad viimasel ajal ütlevad, siis ei räägita mitte ainult kutsevalikust ja kas see kutsevalik on lapsele jõukohane, vaid teemaks on ka see, kas see kutse, mida nad valivad, on hästi tasustatud ja kas sellel on perspektiivi ka mõne aasta pärast. Nii et nagu selles mõttes on aktsent pisut muutunud. Ja kuidas need kokkulepped siis sünnivad, et tegelikult siis tõepoolest, kui me juba näeme, et 9. klassis lõpetamisel on õpilastel ikkagi veel toevajadus või ütleme selle õpitee jätkamise vajadus, siis Haapsalu Kutsehariduskeskusega on meil hästi tihe koostöö ja tegelikult need läbirääkimised hakkavad õppeaasta sügisel, et siis uuel õppeaastal oleks nii Kutsehariduskeskusel valmisolek ja meil endil siis ka, et mida meie siis pakume ja mida siis Haapsalu Kutsehariduskeskus on valmis pakkuma meile. Et küsime hinnapäringuid ja kas nendel siis on võimalus avada grupp või siis võtta üksikuid õpilasi. Et viimastel aastatel on siis põhjalikum ettevalmistus olnud kutsekoolide puhul, Haapsalu Kutsehariduskeskuse puhul just erinevatel erialadel. Kohe edasi. Siis et tutvustada erinevaid erialasid ja kuna meil ei õpi ju ainult Läänemaa õpilased, et on siin Pärnu kant, on meil kuni Ääsmäeni, Tallinna poolt, siis hästi oluliseks peame lapse elukoha järgseid kutsekoole või mis neid erialasid seal siis pakutakse. Ja ainuüksi ei külasta nenda nimetatud avatud uste või lahtiste uste päevi, et hästi oluliseks on siin ka lapsevanema soov ja tahe alati lapsega kaasas olla ja on eraldi siis tehtud selliseid klassikülastusi või siis individuaalseid külastusi. Ja hästi tihe koostöö on Vana-Vigala tehnika- teeninduskooliga,
aastaid tagasi ka Astangu kutserehabilitatsioonikeskusega, kus õpilased läksid ja muidugi meie oma ikkagi Haapsalu kutsehariduskeskus, et enamus, kus meie lihtsustatud õppekavaga õpilased, siis lihtsustatud õppeõpilased jätkavad õpet, erinevate erialade õpet. Siis samamoodi on kohtumised Töötukassa spetsialistidega. Need on siis terve õppeaasta vältel viimases lõpuklassis kutsesobivuse testide tegemine, vestlused, samamoodi on vanemaid välja kutsutud, seda ma tean, et kuidas vanemad siis neid erialadesse suhtuvad, mida siis, kui on testidest välja tulnud, mis sobiks. Elukutsete ja nende perspektiivikus, nii nagu on siin öeldudki, et ühest küljest ongi see, et lapsevanem võib-olla ütleb ja ootused on suured, et tahan head palka ja seda eriala, aga tegelikult tuleb välja testist, et lapsele see näiteks üldse ei sobi, et siis käivad ju erinevad vestlused ja et mis siis sobib ja kuhu siis võiks õppima minna. Et see on ka hästi oluline. Ja mida me siis ise ka pakume, on seesama valikainete tutvustamine, et arvuti ettevõtlusõpetuse tundid, me oleme ka ettevõtlik kool, ja see siis kõik tuleb ka eneseanalüüsi testidest tagasi siis kooli jõukohast e-tundide vaatamisel. Siin ma usun, neid on teised koolid ka kõik nendega tutvunud. See on siis pangateenused, palgakujundamine, et ka lihtsustatud õppekava õpilastele siis sobivad kutsekoolid, ma usun, ka kasutavad neid seal, ja nende tutvustamine. Nii. Lisaõpperühmade moodustamine, põhiliselt 2 valikut. Kuna meie kool on üsna väike, siis on 2 võimalust, kas eraldi klass, kui on 5-6 õpilast, ja sel juhul tavaliselt moodustatakse kutsehariduskeskuses ka meie lastele eraldi rühm. Ja selle plussiks on siis ka see, et võimalus on kaasa minna ka meie kooli mõnel võimekamal toimetuleku õpilasel. Teine võimalus on siis lõpuklassiga liidetud õpperühm, kui lisaõppes on ainult üksikud õpilased ja üldainete tunnid ja ka siis muusika nii edasi toimuvad koos lõpuklassi õpilastega eriplaani alusel, ja sel juhul siis õpitakse kutsekoolis koos teiste lihtsustatud õppeõpilastega. Ja tegelikult on ka 3. võimalus nagu sel õppeaastal, et ei ole meil ühtegi õpilast, kes õpib lisaõppes, lihtsalt ei olnud sellist vajadust ja õpperühma veel moodustatud ei ole. Nii. Siis kutsekooliga kohanemine ja selle õpilase toetamine siis, et mis on hästi oluline, et vajadus on siis, kui on raske füüsilise puudega õpilane, kes on meie koolis ju õpib ratastoolig või liikumispuudega, siis toetame siis see, et tal on kaasas oma kas isiklik abistaja või on õpetaja abi kooli poolt. Siis õpetaja abi on lastega alati kaasas ka mõne korra õppeaasta alguses kindlasti, et õpilastel oleks turvaline, kus käia ja kellega nad siis kohtuvad. Või kui on kutsehariduskeskuses eriala muudatus või et need muutuvad ju, neid erialasid õpetajad muutuvad, et siis on ka see kohanemine ikkagi oma inimesega hästi oluline meie õpilastel. Siis ja kooli poolt transpordi pakume siis tõesti füüsilise puudega õpilastele, et hommikul siis minna ja peale lõunat siis tulla. Et see on nagu hästi oluline. Ja tegelikult on selle 35 õppenädala jooksul oleme hästi oluliseks pidanud seda, et suurendada iseseisvust siis ikkagi, kes isegi ise vähegi hakkama saavad, on, et kui hommikul võib-olla viib koolitransport, siis lõunast, kui nad koolipäev Haapsalu kutsehariduskeskuses läbi saab või erialade päev, siis nad tulevad kas ühistranspordiga või mõni tuleb ka jala, midagi ei saa teha. Et see on sotsiaalsete oskuste õpetamisel hästi-hästi oluline. Nii. Nagu siin eespool on juba öeldud, et õppimine toimub üleminekuplaani alusel ja üleminekuplaani täidab klassijuhataja, kusjuures hästi oluline on koostöövõrgustiku erinevate osapoolte hinnang
lisaõppeaasta lõpul ja oluline koht on sellel Kutsehariduskeskuse õpetajate soovitusel, mis eriala võiks laps õppida ja antakse näiteks soovitus õppida abikoka erialal või puhastusteenistust või midagi muud. Ja kutsekoolist väljastatakse tõend tutvutud läbitud erialade kohta ja see jääb siis ka lapsele nagu üheks dokumendiks, kui ta lõpetab lisaõppeaasta. Ja klassijuhataja siis seal üleminekuplaanis täidab ka täidab õpilase individuaalse kirjelduse, mis hõlmab siis õpilase enesehinnanguid, tugevad nõrgad küljed, õpilase enda arvates, õpetajate arvates, enesetunnetust, sotsiaalsed oskused, õpioskused ja see siis võetakse kokku ka siis lisaõppeaasta lõpul, kas ja mis on muutunud. Ja nagu ka enne on öeldud, siiani oli lisaõppeaasta 1050 tundi, see tähendab 30 tundi nädalas juhendatud õpet, edaspidi 1150 tundi õppeaastas. Ja rakendusplaan sisaldab siis üldhariduslikke aineid, milles õpitakse süvendatumalt sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi ja kutsealaseid oskusi ja püüame võimalikult teha nii, et õpetaks lisaõppeaasta lõpetaja, kellega põhiainetes õpiti ja põhikoolis, sest see õpetaja teab kõige paremini, kus on üldharidusainetes näiteks või üldainetes nõrgad kohad, milliseid asju peaks süvendatumalt õppima, missugused rõhud peaks praktilistele oskustele panema ainekavas, nii et see on nagu selline osa, mida oskab kõige paremini öelda õpetaja, kes on õpetanud neid põhiaineid, et see laps saaks võimalikult hea ettevalmistusega üldainetes. Ja suurem rõhk tunniplaani ja ainekavade koostamisel on siis praktiliste sotsiaalsete oskuste kujundamisel ja ainetes siis tööõpetus, arvutiõpetus, inimeseõpetus, ka ettevõtlusõpetus. Samuti on meil olnud lapsi, kellega õpetatakse suurema tundide arvuga inglise keelt või siis muid aineid, aga see tõesti sõltub igast klassist eraldi. Ja kutsealane ettevalmistus on siis meil koolis nii tööõpetuse tundides kui ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja 4 tundi nädalas siiski ainult Kutsehariduskeskuses, nii et suur osa kutsealasest ettevalmistusest jääb meil ka tööõpetusõpetajate kanda, kus siis nemad siis ka pööravad rohkem tähelepanu praktiliste oskuste kujundamisele. Nii. Et nagu eelnevalt juba ütlesin, et oleme ka aastad neid teinud, et sellel aastal lihtsalt pole meil klassi avatud või pole ka õpilasi. Aga mida on siis Haapsalu Kutsehariduskeskus meile pakkunud, on maalritööde aluseid õpilastele, puidutöö aluseid, infotehnoloogia aluseid, toiduvalmistamise aluseid ja puhastustööde aluseid. Et need erialad on siis tõepoolest ja need erialaõpetajad on alati ka oma tagasiside andnud nii lastele kui ka õppeaasta lõpus siis tõepoolest üksikud lapsevanemad on siis ka saanud tagasiside, et kui tublid või millele võiks nagu tähelepanu pöörata. Nii. Et erandid, et mida siis meie saame oma Haapsalu Viigikooli kohta või paindlikkuse kohta siin välja tuua, et mida ka nagu on meil nagu sellised mille me ise oleme ka uhked, ütleme nii, et kaasame Kutsehariduskeskuse õpperühma võimekamaga toimetuleku õpilase tõepoolest, et kuna õpilased ikkagi koolis on ju koos käinud ja lapsevanem on soovi avaldanud, et õpilane võiks ka erialasid siis ikkagi nagu proovida, siis tõepoolest oleme siiamaale küll pakkunud võimekamatele just. Et kahjuks Haapsalu Kutsehariduskeskus just toimetuleku õpilastele seda ei ole võimaldanud. Aga ega neid pole ka palju, et need õpilased on jätkanud siis oma õpiteed Vana-Vigala tehnikateeninduskoolis.
järgmine, et kaasame kutsekooli õpperühma kohaliku omavalitsuse kooli lisaõppeõpilase, kui meie poole on pöördutud. Et siin on hästi oluline olnud meie kooli, Läänemaa koolijuhtide omavaheline koostöö, et kõik koolijuhid teavad, kellel on lõpuklassis lihtsustatud õppekavaga õpilasi, et see võimalus on olemas, et tõepoolest siin ülemöödunud õppeaastal meil siis oli oma majast oli 5 õpilast rühm avatud Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja Oru kooli õpilane käis nendega koos seal iga kolmapäev 4 tundi ja see oli nagu väga, pere oli rahul, Oru kool oli rahul, meie olime ja see võimalus oli ja muidugi Kutsehariduskeskus nagu võimaldas selle, et me olime ise ka üllatunud, õpilasele sobis ja meile ka. Ja on ka selliseid juhuseid olnud, kus võimekas lisaõppeõpilane saab Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetajatelt ja karjäärinõustajatelt ja tugiteenuse inimestelt siis soovituse minna kohe kutseõppesse eriala õppima. Et tõepoolest on valmis selleks, see on ikkagi üsna kooli alguses, oktoobrikuus, ütleme kuni esimese koolivaheni. Et selliseid juhuseid on ka olnud, et lapsevanem ja laps on siis otsustanud küll, et nad esialgu võtavad selle lisaaasta, aga nüüd siis kutsekooliga koostöös on leitud, tõesti 2 juhust on olnud selle aja jooksul siin. Ja loomulikult, kui laps on valmis ja pere valmis, siis kool ei saa takistusi teha, et see on meie meelest nagu positiivne, et üks suvi võib ka muuta palju lapse arengus. Ja viimane siin on siis, et kaasame juba kutseõppesse läinud mitte toimetuleva endise õpilase lisaõppesse esimesel poolaastal, et pakkuda talle siis koolipoolset tuge. Et tõepoolest, et kui ta nüüd seal kutsekoolis hakkama ei saa, siis tema vajab just veel sellist üleminekuplaani ja kõike seda, et selliseid juhuseid on ka meil ikkagi olnud paar tükki, et ta seal kutsekoolist välja ei kukuks. Üks oli siis tõepoolest juba Pärnumaalt ja nii, et need on nagu meie sellised erilised erandid, aga ma usun, et siin on hästi oluline ikkagi lähtuda lapsest, lapsevanemaga koostööst ja kui meil on nagu endal ka valmisolek nagu olemas, eks ju, et see on hästi oluline. Et selline meie lühike kokkuvõte, kuna me ise oleme praktikud, siis oleme seda siin nii toimetanud ja ka iga aasta on erinev, õpilased on erinevad ja lihtsalt see kõik on meile nagu väga uus ja värske. Aitäh Kristile ja Evele, suur tänu ja anname siis sõna Sandrale, kes räägib kutseõppest ja ettevalmistavast õppest. Ja, tervist! Vaadates kella, siis ma tänan, et olete veel siin ja valmistu veel lahkuma, aga kes siiski peab minema, siis ütlen ette, et minu ettekanne on plaanitud umbes 15–20 minutit, et nii kaua me siis läheme täna üle aja. Aga hakkame pihta. Mina olen siis Sandra Pomarskin, Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna nõunik ja ma räägin siis tänase seminari lõpetuseks sellest, et millised on tuge vajavate õpilaste põhikooli järgsed õpirajad täna ja mis seoses õppimiskohustuse ea tõstmisega edaspidi muutub. Sealhulgas siis tõesti ka kutsehariduse võimalustest ja ettevalmistavast õppest, nii nagu algul välja sai lubatud. Aga ma alustan siiski pisut kaugemalt ehk sellest, millised valikud põhikooli järgselt üldse olemas on ja milliseid valikuid eelmisel aastal põhikooli lõpetanud noored tegid. Et lisaõppest, mis on siis üks võimalik valik põhikooli lõpetamise järgselt erivajadusega õppijale, sellest eelkõnelejad juba väga põhjalikult rääkisid, nii et sellel ma pikemalt ei peatu. Üks kõige populaarsem edasiõppimise valiks üldises plaanis on siis muidugi gümnaasium. Gümnaasiumi puhul on oluline see, et lisaks tavapärasele statsionaarsele õppele saab valida ka mittestatsionaarse õppe, mis küll esmajärgus muidugi on mõeldud täiskasvanutele, kelle haridustee siis erinevatel põhjustel on pooleli jäänud. Aga meil on küllaltki palju neid noori, kes kohe pärast põhikooli lõpetamist valivad edasiõppimiseks täiskasvanute gümnaasiumi. Ja teine võimalik suund on siis kutseharidus ja kutsehariduse puhul on oluline teada, et õppekavad on erinevatel tasemetel. Üldse kokku kutsehariduses on siis võimalik õppida 2.–5. taseme õppekavadel ja põhikooli järgselt siis 2., 3. või 4. taseme õppekavadel. Ja mida need tasemed tähendavad,
Teise taseme kutseõppes siis õppima asumiseks eelnevat haridusnõuet ei ole ja õppida saab seal lihtsamaid ameteid nagu abiaednik, puhastusteenindaja abiline, köögiabiline, puidutöötleja, metsatööline ja need õppekavad sobivad ka suure toevajadusega õppijatele hästi. Ja üks võimalik valik siis sellel teisel tasemel on ka kutsevalikuõpe, mis on siis teise taseme õppekava, kus õpilane, kes veel ei tea, mida ja kus ta edasi soovib õppida, saabki tutvuda erialavaliku võimalustega ja saab siluda puudujääke ka põhiainete teadmistes. Ja selle kutsevalikuõppe eesmärk on siis valmistada õpilast ette jätkama õpinguid kas kutsehariduses või ka siirduda tööturule. Ja kolmanda taseme kutseõppe puhul samuti ei ole eelnevat haridusnõuet ja seal on siis ka lihtsamaid oskusi nõudvad ametid nagu keevitaja, hooldustöötaja, automaaler, abikokk ja nii edasi. Ja siin see erialavalik on ka juba oluliselt laiem kui teise taseme õppekavade puhul. Ja neljas tase jaguneb siis kutsekeskhariduseks ja kutseõppeks ilma keskharidust omandamata. Esmaõppele järgnevalt on võimalik ka neljanda taseme jätkuõppes õppida, aga põhiharidusjärgselt kõigepealt siis jah, kui on valik kas kutsekeskharidus või neljanda taseme esmaõpe. Ja siin on siis erialade valik juba väga lai. Kui nüüd vaadata, milliseid valikuid eelmise aasta lõpetajad tegid, siin pildil on kuvatud kõikide õppekavade statsionaarse õppe lõpetajate valikud. Et nendest siis ligikaudu 70% jätkas õpinguid gümnaasiumis, 25% kutsehariduses ja 5% oli neid, kes õppimist ei jätkanud. Ja see jagunemine gümnaasiumi ja kutsehariduse vahel on püsinud aastaid väga sarnane, aga just see mittejätkajate osakaal, mis meile kõige rohkem muret valmistab, on see, mis on ka viimastel aastatel kasvanud. Gümnaasiumis jätkajatest siis ligikaudu 600 oli neid, kes jätkasid mittestatsionaarses üldharidusõppes ehk siis niinimetatud täiskasvanute gümnaasiumis ja ülejäänud kõik siis statsionaarses õppes. Ja need protsendid, mis siin kutseõppe tasemete juures on, need näitavad seda, kuidas jagunesid kutsehariduse valinud õpilased erineva taseme õppekavade vahel. Ehk me näeme siit seda, et kutseharidusse liikujatest valdav enamus valis kutsehariduse neljanda taseme ja just ka kutse keskhariduse õppekava. Et neid, kes siis valisid selle teise või kolmanda taseme või ka ilma keskhariduseta neljanda taseme kutseõppe, et neid oli oluliselt vähem. Ja nendest, kes siin teisel tasemel on, nendest tegelikult päris paljud on just nimelt need kutsevaliku õppe õpilased. Nüüd liikudes edasi toevajadusega õppijate juurde. Et vaatame kõigepealt neid, kes õppisid riiklikul õppekaval, kuid said tõhustatud või erituge. Selliseid lõpetajaid eelmisel aastal oli ligikaudu 1100 ja nendest oli siis 15% neid, kes samal aastal õpinguid ei jätkanud. Et me näeme, et tõesti see haridusliku erivajaduse olemasolu on üks selge riskitegur, mis suurendab seda tõenäosust, et õpilane pärast põhikooli edasi ei õpi. Teised riskitegurid muuseas lihtsalt teadmiseks veel on vene keeles õppimine, et venekeelsete põhikoolide lõpetajate hulgas see edasiõppimise protsent on oluliselt väiksem ja samuti poisse veidi rohkem nende seas kui tüdrukuid. Aga need tõhustatud ja eritoe riikliku õppekava lõpetajad, siis nendest 25% jätkas gümnaasiumis, sealhulgas siis ka rohkem oli ikkagi neid, kes statsionaarses õppes jätkasid ja kutsehariduses jätkas 61%, nendest enamus jällegi kutsekeskhariduse õppekavadel. Aga mida me siinkohal võib-olla tahaks veel eraldi välja tuua huvitava nüansina on see, et nende seas, kes õpinguid ei jätka, on oluliselt rohkem neid, kes õppisid erikoolis või eriklassis, kui neid õpilasi, kes olid küll tõhustatud ja eritoe õpilased, aga tavakooli tavaklassis. Et need protsendid on siis sellised, et erikooli või eriklassi lõpetanutest 20% ei jätka õppimist, samas kui tavaklassi kaasatud haridusliku erivajadusega lõpetajatest siis 9% oli selliseid, kes ei jätkanud eelmisel aastal kohe. Nüüd lihtsustatud õppekava lõpetajad, liigume nende juurde edasi. Jälle, mida siit kohe näeme, on see, et kasvab mitte jätkanud osakaal. Et nendest siis peaaegu iga neljas ei õppinud edasi.
ja siin on oluline teadmine ka see, et tõesti nendest, kes ei jätkanud, ainult 7 õpilast olid sellised, kes olid juba 18 või said enne uue õppeaasta algust 18, nii et enamus nendest, kes siin õppimist ei jätkanud, nüüd pikema õpikohustuse puhul oleksid pidanud jätkama. Nii et nendele tuleb need õppimisvõimalused edaspidi leida. Lisaõppes jätkas 15% ja enamus liikus kutseõppesse. Siin nüüd väga üksikud üldharidusse liikujad, ma tahaksin seda kohta natukene selgitada, et siin see üks liikus siis kohe mittestatsionaarsesse õppesse gümnaasiumis, aga need 3, kes jätkasid põhikoolis, et need on sellised erandlikud juhtumid, mida siiski igal aastal tuleb ette, et õpilane, kes lõpetab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, liigub edasi mittestatsionaarsesse õppima põhikooli riiklikul õppekaval. Ehk siis need sisuliselt nagu lõpetavad põhikooli 2 korda, kõigepealt lihtsustatud ja seejärel riiklikul õppekaval, mis lihtsalt avardab nende õppijate jaoks need edasiõppimise võimalusi. Need on väga erandlikud juhtumid, aga neid esineb ja mõningatel juhtudel, kui õpilasele on see võimetekohane, et ta võib jätkata riiklikul õppekaval, siis on see võimalus olemas. Aga valdavalt siis jah, liiguti kutseõppesse, enamus teise taseme õppekavale, sealhulgas siis näiteks 33 kutsevaliku õppekaval ja ülejäänud seal köögiabilise, puhastusteenindaja abilise, puidutöötleja õppekavadel. Ja jätkati ka 3. taseme õppes ja eriti tahaks esile tõsta seda, et lihtsustatud õppe lõpetajad jätkavad ka 4. taseme õppes, sealhulgas siis kutse keskhariduse õppekavadel. Et jällegi kõikidest nendest, kes põhikooli lõpetasid lihtsustatud õppekava järgi eelmisel aastal, 12% jätkas õppimist kutse keskhariduses. Ehk siis nad õpivad seal näiteks kokaks, tisleriks, ehitajaks, autotehnikuks, põllumajandustöötajaks või ka näiteks IT-süsteemide nooremspetsialistiks. Nii et mida võiksid järeldada on see, et ka need lihtsustatud õppe lõpetajad, kes eelmisel aastal edasi ei õppinud, tegelikult võib-olla võiksid siiski leida endale sobiva võimaluse kutsehariduses ja vajadusel muidugi selleks eelnevalt siis ka lisaõppe läbida, et selleks kutseõppes jätkamiseks valmis olla. Keerulisem lugu on toimetulekuõppe lõpetanutega, et nendest siis koguni 42% pärast põhikooli lõpetamist ei õppinud edasi. Samas sugugi kõikide nende lõpetajate puhul ei olnud kasutatud õppe pikendamise võimalust. Nii et edaspidi juba see õppe pikendamise võimalus peaks suurendama seda osakaalu, et rohkem õpilasi saab õppimist jätkata. Täpsemalt siis 49 oli nende 62 hulgas neid, kellel oli eelnevat õpet pikendatud. Ja enamus neist, kes õppimist jätkasid, tegid seda siis lisaõppes. Aga mida siin taustal tuleb arvestada veel on see, et nendest, kes nüüd edasi ei õppinud, enamus olid lõpetades juba täisealised või nad said täisealiseks enne uue õppeaasta algust. Ja samuti on siin oluline teada veel seda, et nendest lisaõppe valimistest ikkagi pärast lisaõppe läbimist ka osa liigub edasi kutseõppesse. Et kui vaadata tervikuna, kui palju meil üldse kutsehariduses käesoleval aastal toimetulekuõppe lõpetanuid on, et siis on neid kokku 64. Ja siin siis ongi näha ülevaade, et kus koolides on meil käesoleval õppeaastal lihtsustatud ja toimetulekuõppe lõpetanud õpilased. Siin nüüd siis ei ole mitte ainult eelmise aasta lõpetajad, vaid kõik, kes erinevatel aastatel on lõpetanud ja täna lihtsalt õpivad siis kutsehariduses. Ja mida siit tabelist näeme, mida siit võib järeldada, on see, et kui lihtsustatud õppe lõpetanud on jagunenud siin rohkemate koolide vahel ja võib öelda, et ikkagi üle Eesti neid võimalusi on, siis toimetulekuõppe lõpetanud on koondunud üsna vähestesse koolidesse ja need koolid asuvad pigem Lõuna-Eestis. Nii et see kindlasti on üks oluline selline lahendust vajav murekoht, et neid võimalusi tekiks juurde, et toimetulekuõppijad ka saaksid ikkagi pärast põhikooli lõpetamist edasi õppida. Mida me selleks oleme teinud või kavandanud? Esiteks me oleme siis ette valmistamas ministeeriumis 2. ja 3. taseme kutseõppe uuringut. Selle tulemusena
me saame siis soovitused õppekavade ja õppekorralduse arendamiseks, millele me saame edaspidises tegevustes tugineda. Me tegelikult lähtuksime nendest tegelikest vajadustest, mis on õppijatel ja mis on ka koolidel. Samuti Tallinna kutseõppeasutuste võrgu korrastamine, kus me siis riigi kutsekoolide liitmisel tekivad 2 uut rakenduslikku kolledžit, et see ka tegelikult parandab olukorda, sest mõlema uue kooli juurde tuleb luua piisaval arvul ja senisest laiema erialavalikuga neid 2. ja 3. taseme õppekavasid, mis sobiksid ka just lihtsustatud ja toimetulekuõppe lõpetanutele. Ja samuti see võimaldab meil tugiteenuseid konsolideerida, mis praegu on erinevate kutseõppeasutuste vahel killustunud siin Tallinnas. Ja samuti oluline roll sellel lihtsustatud ja toimetuleku lõpetanute õppimisvõimaluste sisustamisel ja õppimise toetamisel saab olema Astangu keskusel, mis siis on kavas liita ühe nende kolledžite juurde. Ja lisaks, mida me veel juba tegime, on see, et me järgmiseks õppeaastaks me suurendasime lihtsustatud toimetulekuõppe lõpetanute suunatud kutseõppekoolituskohtade tellimust üle-eestiliselt, et neid kohti järgmisel aastal on siis 40 võrra rohkem, vähemalt selline tellimus meie poolt koolidele on tehtud. Aga see ei ole veel kõik, kui rääkida sellest, mis on muutumas. Et kui vaadata nüüd siin siis neid tulevikus ees ootavaid õpiradade muutusi, siis üks oluline asi ongi see, et kutsehariduses valikud laienevad. Paljudele uutele kutse keskhariduse õppekavadele on täna vastuvõtt juba avatud ja õppekava arendus selles suunas ka jätkub. Ja samuti meil on siis ettevalmistamisel uued 2. ja 3. taseme pilootõppekavad. Et pärast seda, kui see mainitud 2. ja 3. taseme õppekavad uuring valmib, siis saab selle tulemuste põhjal ka õppekavasid ja õppekorraldust arendada. Et see kindlasti annab ka olulist sisendit. Ja tulevad siis juurde rakendusliku gümnaasiumihariduse õppekavad ja siis teine oluline muutus on see, et gümnaasiumide ja kutseõppeasutustele lisaks tekivad alates nüüd 2026. aastast järk-järgult hariduskeskused ehk siis sellised koolid, kus saab omandada nii kutseharidust kui ka rakenduslikku gümnaasiumiharidust. Ja see ei tähenda mitte uute koolimajade ehitamist, vaid see tähendab seda, et tänased kutseõppeasutused kujundatakse järk-järgult ümber ja nad saavad õiguse pakkuda ka statsionaarset üldharidusõpet ehk siis rakenduslikku gümnaasiumiharidust. Et selline ühe ukse poliitika, et õpilane läheb hariduskeskusesse, aga selle ühe hariduskeskuse sees on võimalik valida siis nii rakendusliku gümnaasiumihariduse kui ka kutseõppesuund. Ja kolmas oluline muutus ongi kutsevaliku õppe muutumine ettevalmistavaks õppeks. Nii et oleme jõudnud lõpuks selle teemani, millest lubati, et ma räägin. Nii et ettevalmistav õppe, mis see siis on? Põhiline sisuline muutus selles kutsevaliku õppe muutumises peegeldubki selles nimes. Et kui senine kutsevaliku õppe oli suunatud sellele, et noor valiks kutse ja jätkaks õppimist kutsehariduses või suunduks tööturule, siis ettevalmistav õppe eesmärk on valmistada õpilane ette õpingute jätkamiseks. Ehk siis sihiks ei ole otse tööturule liikumine ning õpinguid võib ta jätkata ka gümnaasiumis, kui see on tema huvide ja soovidega rohkem kooskõlas ning vastab ka tema võimetele. Ettevalmistav õpe on mõeldud õppimiskohustuse eas noortele, kes peale põhihariduse omandamist ei ole valmis tasemeõppes jätkama. Ehk selle sisenemise eelduseks on, et põhiharidus on omandatud ja õpilane on õppimiskohustuslik. Vabade kohtade olemasolul on võimalik sinna minna ka kuni 26-aastastel, aga ennekõike on see siis mõeldud ikkagi nendele, kes on õppimiskohustuse eas ja kes ei tea, mida edasi teha või ei ole leidnud veel omale sobivat kohta. Ja ettevalmistav õppe oma sisult on siis küllalt lähedane sellele, mida kutsevalik täna pakub, ehk siis ta võimaldab tutvuda erinevate erialade ja tööturu võimalustega, aitab leida sobiva õpitee, aitab arendada oskusi, mis on eelduseks selleks, et õpinguid saaks jätkata ja võimaldab tasandada ka ainealased õpilünkasid, sealhulgas siis näiteks õppida eesti keelt nendel õpilastel, kel see eesti keele oskus ei ole piisav õpingute jätkamiseks.
ja muidugi ka üldpädevuste arengu toetamine on siin väga-väga olulisel kohal. Ja ettevalmistavat õpet hakkavad pakkuma riigikoolid, peamiselt küll kutseõppeasutused, aga teatud piirkondades ka gümnaasiumid, riigigümnaasiumid. Ja see, millistes koolides täpselt need ettevalmistava õpperühmad avatakse, see otsustatakse ministri käskkirjaga sõltuvalt vajadusest. Ehk siis kool ise ei saa otsustada, kas ta avab või ei ava ettevalmistava õpperühma, vaid see ministri otsus lähtuvalt tegelikust piirkondlikust vajadusest, et tõesti igas Eestimaa paigas oleks need vajalikud kohad olemas, kus need õppijad on, kes ettevalmistavas õppesse peaksid liikuma. Õppetöö toimub seal individuaalsete õppekavade alusel kuni 15 õpilasega rühmades. Igal rühmal on oma rühmajuhendaja ja rühmajuhendaja ülesanneks muuhulgas ongi koordineerida õpilase toetamist koolis ja kaasata ka kooliväliseid partnerid, omavalitsust näiteks, noorsootöötajaid ja ettevõtteid, et ta on nagu selline nii-öelda juhtumikorraldaja või ka tõesti siis selline põhiline tugiisik ja juhendaja ja abistaja sellele õpilasele, kes seal ettevalmistavas õppes on. Millal see tekib? Kutsevaliku õppekavad suletakse hiljemalt 31. august 2026 ja järgmisest päevast 1. septembrist 2026 hakatakse läbi viima ettevalmistavat õpet, nii et senikaua on meil aega seda üleminekut siis ette valmistada, aga siis ta rakendub. See siis kiire ülevaade minu poolt ja ma loodan, et kui teil on küsimused, siis te saate need kirjutada chati ja võite saata ka otse mulle nendel kontaktidel, mida te meil näete. Ma tänan teid kuulamast. Aitäh Sandrale. Aitäh kõigile teistele esinejatele sisukate esitluste eest. Et nüüd olemegi jõudnud lõpule. Tänan kõiki kuulajaid, kõik need esitlused saavad järelvaadatakse Harno YouTube kanalil ja viite nii tänasele kui ka tulevastele ja ka eelmistele seminaridele leiab siis õppimiskohustuse veebilehelt. Nii et uute kohtumisteni ja ilusat päeva jätku kõigile.